Kui tagantjärele hinnata, siis ma arvan, et ma sain rohkem asjakohaseid selliseid teadmisi ja metoodilist põhja, mida ma tegelikult tahtsingi. Teoreetilist baasi või mingit raamistikku arusaamist sellest, et mis teid, mis valemeid kasutatakse mingites juhtimisotsustes. Ja meil oli üks päev fraktsioonis Tea Danilov, kes veab seda arenguseirekeskust raportitega seal. Üks oli andmekorje raport, võtsin selle lahti, vaatasin sisu korda, stsenaariumid, kohe sain aru, stsenaariumi maatriks, miks see niimoodi tehtud on. See andis võime ka lugeda teadusliku põhjaga inimeste kokkuvõtteid või materjale. Ilma selleta kindlasti ma oleks natukene juhmima pilguga vaadanud neid lehekülgi seal. Aga ma ütleks meie suurte staaride kohta, et tegelikkuses nemad ju annavad umbes 50% selle programmi sisust juurde. Oli kohe tunde, et mis on see nagu publiku, seminaris arutleva publiku nagu väärtus seal ruumis. See, kui sa saad 20 juhiga koos arutada teemat, on hoopis teissugune. Et seal tuli ikkagi see elukogemuse väärtus tuli väga kõvasti välja, et see arutelude kvaliteet on hoopis teine ja see väärtus, mis sa saad. Strateegilise juhtimise õppekava aitab mul vastu võtta süsteemselt ja läbimõeldumalt otsuseid ja see on oluline ka riigi juhtimises, näiteks siinsamas Riigikogus põhiseaduskomisjonis.